Tervist, on Illar Kohvinevalt. Ja täna on teisipäev, 6. november aastal 2018 ja ma tahtsin teha ühe ettepaneku. Kuna see toiduseadus meil on ikka selline, nagu ta on, ja nüüd sain kirjavastuse ka sellele, et nad üritavad küll seda toiduseadust natukene muuta, aga millal ja kuidas ja mismoodi, ei tea. Võetakse ikkagi eeskujuks mingisugused välismaa olevad seadused ja nii edasi, aga minu eesmärk on selline või ettepanek, et kõlblik kuni toidu puhul tuleks panna selle toidupakendile mitu kuupäeva. Ja näiteks kui on see kõlblik kuni kuupäev nagu siiamaani nagu tänase päevaga see viimase müügikuupäev nii-öelda, aga tuleks tõsta üks päev näiteks ettepoole, siis panna nagu eelmine päev see kõlblik kuni ja siis teine kuupäev on see nii-öelda annetuskuupäev. Et müügikuupäev on näiteks, toome selleks näite, et müügikuupäev on 6. november, aga annetuskuupäev on 7. november. Nii et kui sellised kuupäevad panna peale, siis see aitaks päästa toitu, et ta sinna prügikasti satuks, sõnaga. Praegust on ju siiamaani niimoodi, et see on arutu, mis toimub. Et nagu seal Facebookiski üks inimene seal oli Tallinnas mingisuguse Coopi mingi kaupluse juures prügikastist seal ilminud, kus oli suur prügikasti täis erinevaid lihatooteid ja mida iganes seal, sõnaga. Et see oli ikka kohutav vaatepilt, sõnaga, et kus lihtsalt, sest kõik seda toitu, mis prügikasti visatakse, see on ju kõik inimeste kätetöö, inimeste töö, vaev ja raha, kõik on seal all, sõnaga. Et teeb seda toitu kes tahes, sõnaga, aga ta ikka tehakse selle nimel, et tast ikka inimeste toidurauale satub, aga praegust on need ärikad ja sellised egoistid ja sõnaga, et kui kauplus seda tulu ega kasumit ei saa, siis nii kui kuupäev kukub, läheb kohe prügikasti, et ei huvita üldse see, et kui nemad kasu ei saa, siis ei pea keegi nagu saama tasuta ka. Et seda haiget süsteemi tuleb lihtsalt kaotada, sõnaga, et seda tuleb muuta. Et tuleb teha selline uuendus, kuniks seda toiduseadust ei anna teisiti muuta, et siis pead hakkama ja tootjad panema oma toodete peale mitu kuupäeva. Üks on see viimane müügikuupäev ja teine on see annetuskuupäev. Ja siis tuua see nii-öelda viimane müügikuupäev lihtsalt üks päev ettepoole, sõnaga, et see nii-öelda see praegune, mis on see viimane müügikuupäev, see kõlblik kuni, et see oleks nagu siis edaspidi annetuskuupäev, et siis saaks nagu toidupanga kaudu nagu siis seda toitu annetada nagu abivajatele. See oleks praegust ainukene lihtne ja loogiline selline, mida teha saab, sõnaga, et muidu vastasel juhul see olukord ei muuta küll, et toidu või need prügikastid jäävadki toitu täis, nii kui kuupäev kukub, on kohe nii, et tonnide kaupa, mis läheb toit hävitamisele. Aga see on kõik inimeste raha ja vaev ja töö ja kõik. See on umbes nii, et ma teen päev läbi tööd ära seal kuskil, ütleme, olen kobialis tööl, teen nii, et digiotsast söön ära, läheb kauplusse nii-öelda müügil, aga müüdud ei saa, läheb prügikasti ja see on nagu nii-öelda maha visatud töö ja vaev, sõnaga. Selle peal tuleks ka nagu inimesed tuleks mõelda nende asjapulkadel ja asjadel. Et kui me praegust mõtleme sellele, et 3. märtsil tulevad Riigikogu valimiste, sõnaga topime linnad kõik suuri plakateid täis ja sõnaga lubame taevamannasid ja pudrujõgesid ja pudrumägesid ja sõnaga ja mida iganes ja sõnaga ja raiskame selle peale miljoneid eurod ja sõnaga. See on ajuvaba haige asi ja sõnaga, et need plakatid tuleks maha võtta või midagi ette võtta, et see on rahvast ahistav asi on see plakat. Miks ma peaks linna vahel käima ja nägema neid suuri plakateid, olgu ta siis Kaja Kallas või mis tahes, ma sülitaks nende plakatite peale, see on rämps ju. Milleks on vaja, kui poliitiku on hea, kui ta näitab oma tegudega seda teistele sõnaga, et valija valib, annab hääle poliitikule teo järgi, ta ei olegi vaja mingit plakatit, läheb sinna valimiskabiini, seal on nimekiri olemas ja ta vaatab selle nime, vot see on see nimi, kelle ma tahan valida, et see on asjalik, on korda teinud asju, panen sellele, annan hääle sõnaga. Selle järgi tahaks valida, mitte nii, et lööme suured plakatid püsti, terve linn on igasugused kuradi molkusid täis ja selle peal raiskame raha ära ja pärast on nii, et siis lööme kõikidele teenustele ja kaupadele suured hinnad otsa, sõnaga, et see raha tagasi saada, mis on valimisreklaamide peal raisatud, see peaks lollem, kes aru ei saa, et see asi niimoodi käib. Et need asjad vajavad muutmist, nii ütleme mina, Illar Kohvinevalt.